et kahjuks ei ole järgmine ettekandja, härra Taavi Novek, hetkel veel kohale jõudnud. Ja ma teen ettepaneku, et järgmisena tuleks esitlemisele Erki Luugi ja SS Fabriigi ettekanne. Kas te olete valmis? Selge. Et siis palun, sõna on teie. Olles üks mõningaid suuremaid teadlasi, on meil au. Olles üks mõningaid suuremaid teadlasi, on meil au. On mul au avada meie ettekanne mõningatest seaduspärasustest rahvatantsijate rindkere temperatuuris. Elusate rahvatantsijate rindkere temperatuur on 37 kraadi. Miks ma teen siinkohal möönduse elusate? Nimelt on Gulunov, Methanjak ja Wilson, Methanjak, Reynolds ja Ivanov ja teised välja selgitanud, et surnud rahvatantsijate rindkere temperatuur võrdub keskkonnatemperatuuriga. Ja kuivõrd keskkonnatemperatuur võib mõningatel põhjustel olla erinev, võib seda ka surnud rahvatantsijate rindkere temperatuur. Miks T võrdub 37? Miks mitte mõni muu number? On ju hästi tuntud fakt. Siinkohal võiks viidata näiteks Jackendoff, Johnson ja Ivanov ja Williamson ja teised. On ju hästi tuntud fakt, et rindkere temperatuur sõltub sellest kohast, kus seda mõõdetakse. Mõningatel juhtudel, kui mõõdetakse näiteks seljalt, sõltub see isegi sellest, kas termomeeter on kinnitatud plaastriga selja külge või mõõdetakse seda lihtsalt vabalt keha pinnalt. Niisiis, kui mõõta seljalt, on see temperatuur mõnevõrra madalam, välja arvatud võib-olla juhul, kui see on mõõdetud kahekordse plaastri alt, kui näiteks mõõdetuna kaenla alt. Samuti sõltub see nii kummaline või nii enesestmõistetav, nagu see ka pole, sellest, mis seisundis inimene on. Inimene, kes on tavalises, normaalses seisundis, on tavaliselt, annab mõnevõrra kõrgema temperatuuri kui perspireerunud isik. Kui higistanud isik, siis teisisõnu. Ja kui me kasutame mingisuguseid muid tingimusi, kui meil on tegu küll elusa,
kuid alajahtunud rahvatantsijaga, siis me võime saada omakorda veel madalama näidu. Rahvatantsija, isane, rahvatantsija, emane, näitan veel. Moodustub teatav muster. Heal juhul me võiks isegi kujutleda, et rahvatantsija tantsib, antud juhul muidugi pidevalt sugu vahetades. Meie töö on seotud prototüübi ehitamisega. Nimelt oleme ehitanud prototüübi ja oleme seda katsetanud. Meie mudel on sisse ehitatud kütteelemendiga, täpsemalt sisepõlemismootoriga. Ja sellest tuleb juttu mitmesugustest detailidest sellega seoses meie tänases ettekandes. Meie mudel kutsus kahjuks esile tantsijate omapäraseid rünnakuid iga kord, kui mudeli temperatuur ületas 34 kraadi. Me tegime selle väga täpselt kindlaks. Ja ühest küljest olid meie jaoks hämmastavaks tulemuseks need rünnakud. Teisalt ka see 34 kraadi, et see piir just. Ja loomulikult on see, ma unustasin mainida, et ka 37 kraadi, millest ma rääkisin oma ettekande algul, on Celsiuse skaalas. Et see 34 kraadi on samuti Celsiuse skaala järgi. Niisiis me katsetasime seda mudelit rahvatantsijate keskel, põllul, kuid kahjuks nad ei võtnud omaks seda prototüüpi ja me olime tunnistajaks seeriatele omapärastele rünnakutele selle vastu. Tingimusel, et mudeli temperatuur ületas 34 kraadi. Selle avastuse põhjus pole teada ja vajab täpsemat analüüsimist.
Niisiis, meie prototüüp põhines üsna tavalisel kahetaktilisel sisepõlemismootoril suurusega 50 kuupsentimeetrit ning mis tarvitas kütteks siis bensiini ehk etanooli ja õli segu vahekorras 1:25. Ja nagu me näitasime videos, koosnes see rahvatantsija siis sisepõlemismootorist ning pool bioloogilisest massist, mis oli omavahel ühendatud neuroretseptoritega. Ning tegu on siis sammuna lähemale bioonilise organismi loomisele, millest ka hiljem juttu tuleb. Nagu minu kolleeg erinevalt mainis, oli rahvatantsija rindkire temperatuur 34 kraadi ning kui ta ületas selle maagilise piiri, siis see kutsus esile mõningaid rünnakuid. See on tähistatud siin graafikul punase joonega. Omapäraseid rünnakuid, vabandust. Analüüsides seda vastavalt mootori pöördele nagu ajas, et siis sama punane joon esindab siis nagu rünnakute arvu. Et nagu jooniselt näha kasvas rünnakute arv eriliselt peale 35 kraadi ning hakkas langema siis peale 37. Esimesed prototüübid kuuldavasti on olnud aurujõul. Meil on plaanis kasutada ka edaspidide prototüüpide juures näiteks vedelat lämmastikku, vesinikku ja teisi alternatiivseid kütuseid. Ma ei tea, miks see slaid üldse sai pandud siia. Aga siin on nagu näha see siis nagu tööjõudluse kõver. Ehk et tõstes võimsust tõusis ka temperatuur. Veel läbilõige ühest mudelist. See oli meie esialgne mudel, mida me... Võib-olla sa jätkad vahepeal? Võib-olla ma ei jätka. Jah, nagu ta mainis, oli tegu esialgse mudeliga. On olemas ka propelleriga mudeleid. Algselt see oligi ilmselt propelleriga, mille me eemaldasime. Siin on nüüd päris täpne graafik nagu müra ja siis soojuse analüüsist ajateljel. Nagu näha, siis ülal on esindatud tavaline kahetaktilise prototüübi müratase ja siis all on selle sama prototüübi müratase natuke väikesema koormuse juures.
ja nüüd ka loomulikult viited. Vabandust, ma näitaksin ka ühte prototüüpi, mis on tehtud mujal. Selle prototüübi autorid on Ameerika sõjalise teadusasutuse DARPA insenerid. Lühend DARPA tähendab siis teatavasti Development and Research Projecting Administration. Nagu te võib-olla aru olete saanud, ei ole see kas kahjuks või õnneks mitte ainult suur teadus, vaid ka suur äri. Seepärast me tahaksime tutvustada teile arvenumbrit, kuhu te saate teha oma lahkeid annetusi selle projekti jätkusuutlikkuse, Eesti riigi arenguvõime ja Eesti teaduse edu hüvanguks. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Erki, aitäh, SS Fabriik. Kas on küsimusi tekkinud publikumi seas? Üks moment kohe. Kaisa, äkki sa aitad? Kas ma sain nagu õigesti aru, et need on Eesti päritolu rahvatantsijad? Ma ei tea, kes peaks sellele küsimusele vastama. Me nägime erinevaid mudeleid, mis on erinevat päritolu, kui te peate silmas prototüüpe. Ja kui te peate silmas neid rahvatantsijaid, kelle rindkeretemperatuuri mõõdetakse, Just neid. siis me ausalt öeldes isegi ei uurinud seda. Me lihtsalt paigaldasime oma prototüübi põllule, kus me nägime mõningaid spetsifikatsioonile vastavaid rahvatantsijaid. Ja me isegi ei hakanud nende päritolusse süvenema. Võib-olla sa tahaks midagi lisada? Ei, see lihtsalt ei ole oluline antud juhul. Me oletsime, et see ei ole oluline, sest me oletsime, et sõltumata nende päritolust võib see kehatemperatuuri seaduspärasus olla vähemalt ligikaudu sama. See oli meie eeldus. Muidugi see vajab veel täiendavat kontrollimist võib-olla. Ma tahakski siit kohalt nagu kahtluse alla seada, et võib-olla oleks pidanud nagu kõigepealt katsetama erinevate regioonide rahvatantsijaid, siis loomulikult erinevaid tantse, ja kuivõrd see temperatuurile reageerimine on nii agressiivne, silmatorkav, et võib-olla oleks pidanud proovima lihtsalt kuumaverelisemaid tantsijaid. Ma tahaksin siinkohal tähelepanu juhtida sellele, et
tantsija kuumaverelisus ja tema rindkere temperatuur ei ole tegelikult korrelatsioonis, erinevalt sellest, mida tavaliselt arvatakse. Pigem korreleerub rindkere temperatuur tantsija seisundiga, sellega, kas ta on haige või terve, kas ta on alajahtunud, kas ta on saunast väljunud või jääaugust välja õngitsetud. Aitäh, minu poolt kõik, ma olen edasi. Mul tekkis küsimus, et mainitud sisepõlemismootor oli 2- ja 4-taktiline, aga murelikuks tegi asjaolu, et mainitud ei ole mitte ühtegi taastuvenergia liiki, et mis te selle kohta ütlete? Nagu ma mainisin, on katsetatud, plaanis katsetada vedelal, lämmastikul ja vesinikul töötavat prototüüpi. Võime ka proovida mõningaid prügiküttel töötavaid prototüüpe. Suur aitäh silmi avava ettekande eest. Minu jaoks oleks huvitav kuulda, et millised olid need omapärased rünnakud ja millised olid vasturünnakud, kui neid oli? See on väga hea küsimus. Siinkohal võib-olla aitab meid ka see. Vaadake tähelepanelikult. Kui te nüüd vaatasite tähelepanelikult, siis teil võib-olla õnnestus märgata ühe sellise rünnaku tagajärge. Nagu te näete, prototüüp liikus külg ees võrdlemisi suure hooga pidevalt aeglustudes. Ja see rünnak on üllatavalt tugev. Antud juhul on muidugi omapärane ka see, et see toimus, nagu te näete, järve jääl, sellises kohas, kus võib-olla tavaliselt midagi sellist ei ootakski. See järv, ma arvan, et tegelikult selle asukoht on salastatud, kus selliseid prototüüpe katsetatakse. Aitäh, vaatasin tähelepanelikult ja vaataks kohe meelsast ühe korra veel. Kas kogu videot või ainult seda lõiku? Ma oletan, et see vastas ammendavalt teie küsimustele. Ja on kellelgi veel küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis suur tänu illustreeriva materjali eest, mis oli erakordselt põnev. Ja aitäh, Erki Luuk, SS Fabriik.